Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, seda ei saa enam kunagi tagasi tuua. Mida see tähendab? Teisipäev saab Iraanis olema nii elektrijaamapäev kui ka sillapäev, kõik ühes. Midagi sellist pole varem olnud. See on peresaade sõjast. Otse, sa oled hull. Ikka veel peresaade sõjast. Või muidu elad põrgus. Ma arvan, et laseme sellel minna. Lihtsalt vaata. Me suutsime sellest hoiduda. Vähemalt praegu. Teisipäev tõi kaasa vähem tsivilisatsiooni kustutamist ja rohkem vaherahu sarnast olukorda, mis ei kestnud isegi päeva, enne kui see auklikuks muutus. Vaherahu esimesel päeval läbis Hormuzi väina vaid 5 laeva, mis on vähem kui eelmisel päeval. Kui vuivaherahu täielikult laguneb, ei tule see kellelegi üllatusena. Ja siis, üsna varsti pärast seda, näeme tõenäoliselt rohkem Truth Sociali postitusi stiilis. Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel, mida ei saa enam kunagi tagasi tuua. Sest me juba hakkame neid nägema. Kui Iraan ei täida täielikult relvarahu tingimusi, siis algab tulistamine. Suurem, parem ja võimsam, kui keegi kunagi varem on näinud. Olgu, siis räägime ausalt tsivilisatsiooni hävitamisest ja täpsemalt sellest, miks see ei ole hea mõte. Aga see tähendab, et kõigepealt tuleb arutada vähem veenvat argumenti rahvusvahelise õiguse kohta ning seejärel võimalikku, võib-olla veenvat, võib-olla mitte veenvat argumenti tavasilöögi efektide kohta. Ja siis tõeliselt veenvat argumenti selle kohta, kuidas kõige paremini läbi rääkida, kui sa üritad midagi pantvangina hoida. Kui sa oled siin uus, siis kõigepealt tere tulemast. Aga teiseks, ma kahtlustan, et sa arvad, et ma hakkan kohe 10 minutit rääkima rahvusvahelise õiguse peensustest. Ma ei tee seda. Sest rahvusvaheline õigus on naeruväärne. Muidugi, ilmselt on tore, kui on mille poole püüelda, aga praktilises elus on see peaaegu mõttetu ja just see teebki selle naeruväärseks. Sellegipoolest on tüüpiline reaktsioon Trumpi Truth Sociali postitustele šokk ja õudus. Sa ei saa nii teha, see on rahvusvahelise õiguse vastane, ütlevad nad. Mis siis? Mis juhtub, kui Donald Trump rikub rahvusvahelist õigust? Kas keegi tuleb ja arreteerib ta? Mida ÜRO teeb? Kas nad kehtestavad talle sanktsioonid? Kas nad kehtestavad talle sanktsioonid oma armeega? Oota, ÜRO-l ei ole ju armeed. Kas me pole midagi õppinud pärast George W. Bushi ja Iraaki? Ühinenud rahvaste organisatsioon, nagu iga teinegi sellelaadne rahvusvaheline organisatsioon, on hambutu. Ärge saage minust valesti aru. Hambutud rahvusvahelised organisatsioonid võivad siiski olla väga kasulikud ja parandada kõigi osapoolte heaolu. Minu tõeline akadeemiline alter ego, mänguteoreetik ja päris professor on sellel teemal palju kirjutanud. Kuid kõnealused rahvusvahelised organisatsioonid ei saavuta kindlasti edu sundides kedagi midagi tegema. Kindlasti on üks viis, kuidas nad saavad tegelikku mõju avaldada, luues siseriiklike seaduste jaoks baasstandardid ja avaldades seejärel valitsustele survet, et nad võtaksid vastu rahvusvahelisele õigusele vastavad siseriiklikud seadused. See toimib, sest siseriiklikke seadusi on tavaliselt lihtsam jõustada. Aga ära looda, et sellel oleks siin mingit märkimisväärset mõju. Trumpi justiitsministeerium koostab juba õiguslikke põhjendusi kõrvalehiilimiseks, millest räägime varsti lähemalt. Nemad ei ole Haagi kohtunikud, kes lõpuks määravad USA seaduste seaduslikkuse, nii et unusta see mõte kohe. Mingil määral näivad mõned levinud argumendid sellest aru saavat. Aga nende ootused ei vasta siiski Valge Maja tegelikkusele. Rahvusvahelisi seadusi tuleb järgida, sest nende rikkumine on halb. Need on ju seadused. Kas teil häbi ei ole, härra? Kas teil häbi ei ole? Tõsiasi on see, et paljud maailma liidrid ei tunne häbi. Tegelikult võib see olla juhtkonna kõige iseloomulikum omadus võrreldes ülejäänutega meist. Kas keegigi tõesti arvab, et rahvusvahelise õiguse argument suudab selles küsimuses kedagi veenda? Kas keegi, keda pole juba veendunud? Kas keegi teine ei leia, et on irooniline, kuidas inimesed kritiseerivad Trumpi moraalituse pärast, kuid üritavad teda siiski moraalsetel alustel veenda? See oli vähem kui 3 kuud tagasi, kui maailma liidrid kogunesid Davosis, et ajada oma veidraid riigijuhtide asju.
võite meenutada, et Kanada peaminister Mark Carney pidas kõne, mida paljud pidasid ürituse parimaks, teemaks maailmakord ja rahvusvaheline õigus. Siin on selle tuum. Täna räägin ma maailmakorra murdumisest, meeldiva illusiooni lõpust ja karmi reaalsuse algusest, kus suurte jõudude geopoliitika ei allu enam piiridele ega takistustele. Tegelikult oli see osa prantsuse keeles, aga uskuge mind, te ei taha kuulda, kuidas ma seda üritan rääkida. Õnneks läks ta siis üle inglise keelele. Aastakümneid on sellised riigid nagu Kanada õitsenud selle all, mida me nimetame reeglitepõhiseks rahvusvaheliseks korraks. Me teadsime, et lugu reeglitepõhisest rahvusvahelisest korrast oli osaliselt vale. Et kõige tugevamad vabastavad end reeglitest siis, kui see neile sobib. Et kaubandusreegleid jõustati asümmeetriliselt. Ja me teadsime, et rahvusvahelist õigust rakendati erineva rangusega, sõltuvalt süüdistatava või ohvri isikust. See kõne oli vähem kui 3 kuud tagasi ja tundub, et kõik on selle unustanud. Me räägime jälle rahvusvahelisest õigusest, justkui sellel oleks tähendus. Seda ei ole. Kas me saaksime palun minna üle strateegilisemale mõttekäigule? Võite arvata, et alternatiiv, mida ma kavatsen välja pakkuda, toob Iraani sisepoliitika seisukohast hoopis tagasilöögi. Et režiim oli sõtta astudes ebapopulaarne. Ameerika Ühendriigid alustasid seda sõda veebruari lõpus, et proovida ära kasutada valitsuse nõrkust. Ja et lõppeesmärk on, et selle asemele tuleks sõbralikum režiim. Aga elektrijaamade ja sildade hävitamine? Ei, see on vastupidise mõjuga. See tekitab nenne lipu ümber koondumise efekti, kus riigi mõõdukad asuvad valitsuse poolele. See võimaldab Iraani valitsusel jätkata võitlust Ameerika Ühendriikide vastu ning vastu seista riigi protestijatele. Kas see võiks juhtuda? Jah, kindlasti. Mul ei ole kahtlustki, et mingil tasandil tuleb tagasilöök. See on sellise eskaleeriva sammu selge puudus. Tekib küsimus, kas see viitab sellele, et USA luure on ülestõusu võimalikkuse suhtes väga skeptiline. Selle kohta on olnud lekkeid, kuigi on raske öelda, kas hinnangud analüüsivad seda, mis võiks juhtuda praegu või seda, mis oleks võimalik pärast pikaajalist kampaaniat. Siiski ei ole siin lõplik mõju sugugi nii selge ega vältimatu tagasilöök, nagu meedia aruteludes seda kujutatakse. Tõepoolest, selle väitega seotud võimalikke probleeme on 2. Esiteks, üldise tähelepanekuna ei ole see nullsumma mäng Ameerika Ühendriikide ja Iraani Islamivabariigi vahel. Kodanikud ei vali ühe või teise vahel. Kui avaneb võimalus valitsus kukutada, kasutab see sama jaanuarikuiste meeleavaldajate tuumik kindlasti seda võimalust. Iraani valitsuse seisukohast on küsimus selles, kas nad suudavad mõõdukaid veenda, et tegemist on tõepoolest nullsumma mänguga ning tuttav kurat on parem kui valges majas olev kurat. Kas Iraani rahvas on teadlik, et Ameerika Ühendriigid ei suuda reaalselt Iraani üle võtta ega seda juhtida? Kas nad on teadlikud, et Ameerika Ühendriikidel ei ole kohal vägesid, neil on praegu võimalik saata vaid paar tuhat sõdurit koha peale ning riigi otseseks okupeerimiseks oleks vaja kordades rohkem vägesid? Ja kas nad jälgisid, kuidas asjad Iraagis 2003. aastal käisid, kui Ameerika Ühendriigid tõepoolest kukutasid riigi diktaatori, kuid ei soovinud mingil juhul muuta seda USA protektoraadiks? Teine võimalik puudus levinud tagasilöögi uskumuses on selle olukorra majanduslik pool. Osa sellest, mis mõjutab inimese soovi protestida, on selle tegevuse alternatiivkulu. Inimesed, kellel on korralikult tasustatud töökohad, kipuvad jätkama oma igapäevaelu, isegi kui nad vihkavad valitsust, sest nende jaoks on asjad suhteliselt head ja protestimine on riskantne. Kui sa kogu riigi pimendusse viskad, hakkavad need inimesed olukorda enam mitte nii heana nägema. Kas nad on pettunud, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi selle põhjustas? Võib-olla. Kas see muudab nende vastumeelsust Iraani valitsuse suhtes? Tõenäoliselt mitte. Ainus erinevus on see, et nad saavad Iraani valitsuse suhtes midagi ette võtta. Nad ei saa eriti midagi teha selleks, et USA pommid ei sajaks nende peale, välja arvatud, iroonilisel kombel, Iraani valitsuse kukutamine. Seetõttu peame ootama ja nägema, milline on vastureaktsiooni kogumõju, kui Ameerika Ühendriigid selle strateegia kunagi kasutusele võtavad. Lõpuks peame siiski jõudma kõige olulisema küsimuseni.
taristu hävitamisega kaasneb põhimõtteline probleem. See on teema, mida oleme põhjalikult arutanud seoses Venemaa-Ukraina sõjaga, nii sealsete taristute kui ka Kremli raha osas, mida Euroopa hoiab pantvangis. Ja pantvang on siin õige väljend, isegi kui räägime taristust. Kui sa hävitad silla või elektrijaama, siis ei saa seda lihtsalt nupuvajutusega taastada. Ja see on probleem, kui pead sundläbirääkimisi vastasega, näiteks Hormuzi väina üle. Sinu läbirääkimispositsiooni määrab see, mida sa võid võitlusega saavutada ja milliseid kulusid saad vastasele peale suruda, eeldades, et võitlus viib sõjalise lahenduseni. Võib-olla vastupidiselt ootustele, sa tegelikult ei taha neid kulusid vastasele võitluse käigus peale suruda. Mitte enne päris lõppu, kui viimane võimalik läbirääkimiste voor on igal juhul läbi kukkunud. See on sellepärast, et kui su vastane kannab selle kulu juba varakult, siis hiljem ei mõjuta see enam tema otsuseid. See on lihtsalt kadunud. Ja see tähendab, et vastase sõja jätkamise kulud vähenevad. Sa kaotad osa oma läbirääkimisjõust. Siin on üks intuitiivne viis selle peale mõelda. Kui sa hoiad kedagi lunaraha eest pantvangis ja perekond keeldub maksmast, kas pantvangi tapmine muudab olukorda? Ei. Sa kaotasid just ainsa mõjuvahendi, mis sul oli. Samas on sõja soodsas suunas lõpetamiseks sõjalise edu saavutamisel kaasnevad paratamatud kompromissid. Sõjaliste eesmärkide saavutamine tähendab sõja oodatava tulemuse suunamist soovitud suunas, kuid see toob paratamatult vastasele kaasa pöördumatuid kaotusi. Sellest hoolimata võib sul tekkida läbirääkimistel parem positsioon, kuid tulemus liigub sinu kasuks rohkem, kui vastasele tekitatud pöördumatud kaotused sinu kahjuks. See on näiteks põhjus, miks Ukraina ründab Venemaa rafineerimistehaseid. See on üldiselt hea mõte. Need rajatised saab suhteliselt lühikese ajaga korda teha, seega on pöördumatu kuluosa väike. Aga Venemaa kaotab selle tõttu tulu, mis pitsitab Kremli eelarvet ja annab Ukrainale lahinguväljal vähem vastaseid sõdureid. See on ka erinevus Kargisaare hävitamise ja selle lihtsalt kasutuskõlbmatuks muutmise vahel, seni kuni Iraani sõda kestab. Vastupidisest vaatenurgast on see erinevus Hormuzi väina de facto sulgemise ja selle miine täiskülvamise vahel ettenähtavas tulevikus, olgu rahu või sõja ajal. Tegelikult teeb rahvusvaheline õigus selle järeleandmise. Sul on lubatud sihtida tsiviilelanike toetavat infrastruktuuri, kui sellel on proportsionaalne sõjaline mõju. Nüüd, kes tõlgendab, mis on proportsionaalne, ongi see koht, kus kõik laguneb. Sa tead, et just sinna suunas liigub ka Justiitsministeerium, isegi kui jätta kõrvale asjaolu, et Ameerika Ühendriigid ei ole mõne selle teemaga seotud rahvusvahelise kokkuleppe, näiteks Genfi konventsiooni esimese lisaprotokolli, osaline. Jällegi, rahvusvaheline õigus ei ole veenev argument nende inimeste jaoks, kes tegelikult otsuseid teevad. Midagi sellist, et Ameerika huvide kahjustamine ei ole America First poliitika ja selline tegevus kahjustab Ameerika Ühendriikide huve, oleks palju tõhusam. Igatahes, ma ei tea, kui kaugele see plaan jõuab, kui Trump üritab seda täielikult ellu viia. Oleks sugugi üllatav näha rohkem rünnakuid Iraani taristu vastu, mitte Trumpi sotsiaalmeedia ähvarduste tõttu, vaid pigem seetõttu, et Valge Maja arvab, et see viib sõda edasi. Aga mulle tundus huvitav, et peaaegu 3 täispikka päeva uudiseid põhinesid asjadel, mida Donald Trump ütles. Ja, need ei ole sellised asjad, mida presidendid tavaliselt ütlevad, aga need ei ole ka need asjad, millele sõjavaatlejad peaksid keskenduma. Pea meeles, selle kohta on olemas toidupõhine meem. Maailm, mis usub seda meemi, ei sobi kokku maailmaga, mis püüab tõlgendada iga Donald Trumpi tehtud ähvardust. Võrdluseks, mitu korda oled kuulnud Iraani hüüdmas surm Ameerikale. See on enam-vähem lühem ja teravam versioon sellest, millega Donald Trump ähvardas. Aga me oleme õppinud seda ignoreerima, sest just seda nad ütlevadki. Ja rahvusvahelistes suhetes pole öeldu eriti oluline. Oluline on tegutsemine, seepärast püüan keskenduda just sellele osale sõjalistes kriisides. Ja siin on sellel tegutsemise viisil, millega Trump ähvardas, tohutu strateegiline puudujääk. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Rahvusvahelisele õigusele viitamine on energia raiskamine, sest see ei veena seda administratsiooni mitte kõige vähematki. Selliste operatsioonide puhul on oht tagasilöögiks, kuigi kogumõju võib olla vastuoluline.
taristus sihtimine võib aga õõnestada omaenda läbirääkimisjõudu, mistõttu pole see tavaliselt hea mõte. Hea mõte on õppida jätkuvalt rohkem selle kohta, mis sõjas toimub. palju videoid ja täielik esitusloend selle teema kohta. vaadake neid kindlasti. Ja kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume järgmine kord. hoidke end